täna sukeldume ühte allikamaterjali, mis esitab ikka väga mõtlemapanevaid väiteid. Jutt käib ühest maailma kõige salaparasemast tehnoloogiafirmast ja selle väidetavast plaanist, mis võib täielikult muuta meie arusaama vabadusest. Kas me oleme tõesti teel tulevikku, kus kuritegevusid saab ennetada veel enne, kui need üldse juhtuvad? Ja allikas ei hoia siin küll üldse tagasi. Nad alustavad kohe võrdlusega, mis paneb kuulama. Väites, et see, mis toimub, on põhimõtteliselt ulmafilmi Minority Report elluäratamine. See on ikka päris karm süüdistus ja seab fookuse kogu meie tänasele teemale. Nii et jah, see tekitab kohe kaks suurt küsimust. Mis on see väidetav plaan, mis kõlab nagu midagi otsa Hollywoodist, ja kes on see ettevõte, mis väidetavalt selle kõige taga seisab? Hakkamegi siis nüüd lahti harjutama, mida see allikamaterjal meile paljastab. Alustamegi siis sellest süüdistuse tuumast. Ja selle keskmes on üks ainus, aga väga võimas idee, mida allikas kutsub eelkuritegevuseks. Ja see idee, see võib potentsiaalselt pea peale pöörata kõik, mida me õiguse mõistmisest teame. Aga mida see eelkuritegevus siis õigupoolest tähendab? Kujutage hetkeks ette maailma, kus teid võidakse kinni pidada mitte millegi eest, mida te olete teinud, vaid millegi eest, mida üks algoritm arvab, et te võiksite tulevikus teha. Just see ongi asja tuum. Andmete analüüsimine, et kuritegusid peatada veel enne, kui need on toimunud. Ja siit läheb asi veelgi tõsisemaks. Allika sõnul ei räägi me siin mingist kaugest tulevikust või teooriast. Ei, nad väidavad, et selline innustav politseitöö on juba tegelikkus. Ja nad toovad näiteks pilootprogrammi, mis toimus päriselt New Orleansi tänavatel. Ja nüüd jõuame selle loo peategelaseni. Kes on see tehnoloogiafirma, kes väidetavalt seda kõike korraldab? Nagu näete, on see Palantir Technologies. Ettevõte, mida allikas kirjeldab üsna otsekohesed kui CIA last. See ajajoon räägib meile päris palju, eks? Vaadake, Palantiri lugu ei alga mingis suvalises garaažis nagu paljud tehnikate lood. Nende juured on otse Ameerika luurekogukonnas. Mõelge korraks sellele. CIA mitte ainult ei andnud neile startikapitali oma investeerimisfirma kaudu, vaid oli ka nende ainuke klient esimesed 5-6 aastat. See on algusest peale olnud midagi palju enamat kui tavaline ärisuhe. Arvestades seda tausta, pole siis ka ime, et allikmaterjal kasutab nii tugevaid väljendeid. Nad ei ütle lihtsalt, et Palantir on valitsuse partner. Nad ütlevad otse välja, et see on CIA laps või lausa CIA varifirma. Need on ikka väga tõsised süüdistused, mis viitavad millelegi hoopis sügavamale. Aga okei, kus see kõik ühte tuleb? See idee, et kogume massiliselt andmed, et midagi ennustada, see pole ju uus. Allikas väidabki, et tegelikult on see vana ja üsna kurikuulus idee, mis on lihtsalt uue vormi pandud. Lähme korraks ajas tagasi 9. septembri rünnakute järgsese aega. Mäletate seda õhkkonda? Just siis loodi programm nimega Totaalse informatsiooni teadlikkus ehk TIA. See oli Pentagoni plaan koguda kokku praktiliselt kõik andmed, ostud, kõned, reisid, et ennetada tulevirünnakuid. Aga see idee oli avalikkuse jaoks lihtsalt liiga palju. See oli nii suur privaatsuse riive, et kongress tõmbas sellele lõpuks pidurit. Ja siin jõuamegi allika peamise argumentini. Nende veide on põhimõtteliselt see. DIA ei surnud kunagi välja, see lihtsalt erastati. Kõik see, mida valitsusel avaliku surve tõttu teha ei lubatud, anti lihtsalt Palantiri kätte. Tulemus, sama eesmärk, aga nüüd teeb seda erafirma eemal avalikkuse silma alt ja ilma avaliku vastutuseta. Aga lugu ei lõppe siin. See läheb veelgi keerulisemaks. Allikas rõhutab, et see pole mingi ühe partei teema. Vastupidi, nad näitavad, kuidas see võrgustik on laienenud üle parteiliinide, läbi mitme erineva administratsiooni, olgu siin võimul siis demokraadid või vabariiklased. Ja see nimekiri siin on allika väitel päis kõnekas. Siin on William Barr, kes väidetavalt lõi kogu sellele eelkuritegevusele õigusliku raamistiku, siis Trumpi administratsioon ja nende HARPA programm, mis skanneeriks sotsiaalmeediat, ja siis väidab allikas tuleb Bideni administratsioon ja loob põhimõtteliselt sama asja uue nime all ARPA-H. Nende sõnum on siin väga selge. Vahet pole, kes Valges Majas istub, suund on ikka sama. Nii, ja see kõik viib meid lõpuks kõige tähtsama küsimuseni. Mis siin siis tegelikult kaalul on? Mis on see oht, millest allikas räägib? Nende jaoks on vastus lühike ja selge. Kaalul on meie enda vabadus. Ja see hoiatus ei tule tühja koha pealt. Allikas toob välja ajaloolise mustri, mis nende sõnul kordub jälle ja jälle. See käib alati nii. Esmalt on kriis ja hirm. Siis pakutakse välja lahendus, uus tehnoloogia, uus seadus, lubadusega, et seda kasutatakse,
ainult pahade vastu. Kolmandaks, see suunataksegi kindla grupi peale. Ja siis juhtub see, mis juhtub alati. See, mis alguses oli mõeldud vaid väikesele grupile, laieneb lõpuks kõigile. Ja see tsitaat siin võtab selle mõtte ideaalselt kokku. See on see klassikaline libeda tee argument, eks ole? Hetkel, kui me anname loa rikkuda ühe võib-olla ebapopulaarse grupi õigusi, oleme loonud pretsedendi. Ja ajalugu näitab, et varem või hiljem laieneb see kõigile. Ja see ongi see oht. Ja lõppkokkuvõttes jõuame tagasi demokraatia alustalade juurde. Allikas ütleb, et siin on ohus 2 täiesti fundamentaalset asja. Esiteks, õigus õiglasele kohtumõistmisele, idee, et sind süüdistatakse tegude eest, mitte ennustuste eest, ja teiseks, 4. parandus, see, mis peaks kaitsma meid ja meie privaatsust põhjendamatust sekkumise eest. Nii et jah, see Allikas maalib üsna sünge pildi. Ja see jätab meid õhku ühe väga suure küsimusega, mis on võib-olla meie ajastu üks olulisemaid. Kus see piir siis ikkagi jookseb? Kus on see joon tehisintellekti ajastul avaliku turvalisuse ja meie eraelu vahel? See on küsimus, millele me kõik peame mõtlema.